tere! See on hoiatus, et meie järgmine arutelu sisaldab palju häirivat sisu seksuaalse vägivalla kohta. Seega peaksid kõik, keda see võib häirida, olema ettevaatlikud. Nüüd vaatame ühte klippi ja siis arutame seda. Ma panen haamri oma käele, vajutan ja see ütleb mulle, et ma langetaksin haamri. Ma nägin teda, kui nad teda tapsid. Nad haarasid ta kinni ja siis me kuulsime tema karjumist. Karjad, kui ta oma elu eest karjus. See oli naljakas, see oli selleks, et anda neid ühelt teisele edasi. Nad olid seal õnnelikud, ma kuulsin karjeid, ma kuulsin tema karjumist. Nende nägusid ja suguelundeid moonutades näeksid sa seda mitu korda. Nagu nad tahaksid valu põhjustada kõige julmemal võimalikul viisil. Nad on kurjust ümber defineerinud. Olgu, see oli vaid katkend suurest raportist, mis just avaldati. Täna on kolmapäev, 13. mai. See raport avaldati eile Iisraeli tsiviilkomisjoni poolt, mis veetis viimased 2,5 aastat 7. oktoobri julmusi uurides. Kui Hamas pani toime massimõrva, mis oli juutide vastu kõige hullem pärast holokausti. See raport põhineb tuhandetel videotelt, helisalvestistel, ohvrite, pantvangide ja tunnistajate ütlustel. Lihtsalt tuhandetel. Ja enne kui me sellest räägime, tahan ma lihtsalt seda öelda. Vahetult enne selle raporti avaldamist avaldas New York Times Nikolase Kristoffi niinimetatud arvamuse artikli, milles ta väitis seda. Iisrael paneb iga päev toime selliseid julmusi Palestiina vangide kallal ja igasuguseid seksuaalkuritegusid. Tema artikkel on tuhandete sõnade pikkune ja sisaldab selliseid naeruväärseid verelaime nagu see, et Iisrael õpetab koeri vägistama Palestiina mehi, mõningaid naisi, kuid peamiselt mehi anaalselt. Nüüd, Mark, räägime hetkeks sellest. Kristoffi artikli ajastusest ja ka sellest, mida meie teeme. Sina, ma tahaksin lihtsalt öelda ja inimestele meelde tuletada. Sa ei olnud mitte ainult suursaadik Ühendkuningriigis, vaid veetsid ka palju aastaid peaministrite, sealhulgas Netanyahu nõunikuna ja pressiesindajana. Ja kui 7. oktoobri veresaun toimus, kutsus peaminister Netanyahu sind üles omamoodi reservteenistusse, et olla pressiesindaja, aga ka selleks, et ümber lükata väiteid. Kuigi oli nii palju süüdistusi ja paljud inimesed maailmas väitsid, et midagi sellest ei juhtunud, kuigi see oli hästi dokumenteeritud. Ja sa veetsid kuid kaamerate ees, rääkides CNN-ile, BBC-le ja igasugustele uudistekanalitele, kes süüdistasid Iisraeli igasugustes kuritegudes, ning sina seisid seal ja lükkasid neid süüdistusi ümber. Räägi nüüd sellest veidi. Ma tulin tagasi tööle peaministri juurde. Ma arvan, et see oli järgmisel päeval. See oleks olnud kas 8. või 9. oktoober 2023. Ja nagu sa õigesti ütlesid, olin ma seal mõned kuud. Seel me tegelikult kohtusimegi esimest korda, sest sa töötasid siis ka peaministri büroos. Ja vaata, see oli raske periood, sest riik oli šokis. Ja arusaamine sellest õnnetusest või tragöödiast, mis meiega juhtus, ei tulnud üleöö. Tasapisi saime aina rohkem aru, mida Hamas tegi meie rahvale, iisraellastele ja teistele 7. oktoobril. Ja siis, mis juhtus pärast seda, pantvangidega, keda hoiti Gaza vangikongides, jah, kinni, tunnelites ja neid väärkoheldi. Siin tahan ma siiski midagi öelda. Palju sellest teabest, mis meil tol ajal Hamasi kuritegude kohta oli, tuli Hamasilt endalt. On tõsi, et olid turvakaamerad ja liikluskaamerad ja nii edasi, mis salvestasid palju vägivalda, kuid enamik kõige verisemast vägivallast, sealhulgas seksuaalvägivald, tuli Hamasi kaameratest,
sest nad filmisid ise, mida nad tegid. Ja siin ma arvan, et me õppisime midagi Hamasi ja džihadistliku vägivalla kohta üldiselt. Sest vaadake, viimase 100 aasta jooksul, viimase sajandi jooksul oleme näinud palju jõhkraid ja brutaalseid juhte. Olgu see siis Hitler Saksamaal, Stalin Venemaal või Mao Hiinas. Massimõrvarid, jah. Inimesed, kes vastutavad miljonite surmade eest. Aga nad püüdsid alati oma julmusi varjata, eks? On olemas kuulus kõne, mille pidas Himmler SS-ile, kus ta räägib, et on väga hea, et me tapame kõik juudid, aga sellest ei tohi kunagi rääkida. Õige. Tema vaatenurgas teeme me midagi suurt. Osutame inimkonnale ja Euroopale teene, hävitades kõik need juudid. Aga sellest ei tohiks rääkida. See peab jääma saladuseks. Ja kui sa süüdistasid Stalini, Venemaad ja Gulage kohutavate tegude toimepanemises, siis süüdistati sind antisovetismis, töölisklassi vastasuses ja kontrrevolutsioonilisuses. Teisisõnu, nad eitasid alati neile esitatud süüdistusi. Ja siin oli Hamas, kes pani reaalajas, peaaegu otseülekandes erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse üles oma veresaunad, maharaiumised ja vägistamised. Ja suur osa infost, mis meil on ilmselgelt see, mida me just praegu nägime. Mis on tunnistused inimestelt, kes olid Hamasi vägivalla ja julmuste ohvrid, jah. Kes jäid ellu, et rääkida, mis on tõenäoliselt vaid väike osa kõigist asjaosalistest. Jah, väike vähemus neist, kes sattusid Hamasi vägivalla ohvriks. Aga fakt, et Hamas pani selle uhkusega üles, ei tundnud vajadust seda varjata, nad tegelikult reklaamisid oma julmusi. Ja see on midagi, mida me polnud varem näinud. Milles see siis seisneb? Ja mida see ütleb meile Hamasi ja džihadistliku vägivalla olemuse kohta üldiselt? See ongi huvitav, sul on täiesti õigus. Ja see viib meid väga olulise aruteluni, mida on Iisraelis peetud alates 7. oktoobrist. Varsti pärast seda, ma ei tea, umbes nädala jooksul pärast neid julmusi kogus peaministri büroo kokku kogu videomaterjali, mille Hamas avaldas. Mitte ainult, nagu sa ütlesid, turvakaamerate salvestised Lõuna-Iisraelis. See on Hamasi videomaterjal, kus nad kiitlevad oma tegudega ja sellest pandi kokku video. Ma arvan, et see on 47 minutit pikk, kui ma ei eksi, et näidata seda maailmale. Aga otsus tehti ära ja sina olid koosolekutel, mille käigus see otsus vastu võeti. Et seda õõvastavat videot ei avalikustata laiemalt, sest selles näeb lihtsalt uskumatut. Sa näed naisi, kelle jalad olid nii laiali aetud, et need murdusid. Nende puusad olid katki ja nad jäeti surema. Seal olid mehed, kelle suguelundid olid ära lõigatud. Seal olid põletatud beebid ja pered, keda piinati laste silme all. Ning lapsi piinati vanemate ees. See oli lihtsalt jälk. Või jälk ei kirjelda seda isegi piisavalt. Aga igatahes, point oli selles, et see klipp, see 47-minutiline video ei sisaldanud kõiki neid julmusi, vaid see oli, ütleme nii, hea ülevaade sellest, millega nad uhkustasid. Ja see 98 otsus tehti peamiselt nende ohvrite perede kaitsmiseks. Siin oli 2 tüüpi ohvreid. Seal olid surnud naised ja mehed, muide, ka mehi seksuaalselt väärkoheldi. Naised ja mehed, kes olid surnud, kes mõrvati pärast piinamist. Seel olid naised ja mehed, kes selle üle elasid, kes olid veel elus ja siis olid seal surnukehad. Võeti pantvangi Gazasse ja elavad Iisraeli kodanikud ning teised välisriikide kodanikud viidi Gazasse. Sellest on ka kaadreid olemas. Näiteks me teame Hirsch Goldberg Poliinist, keda nähti kastiauto tagaosas. Tema käsi oli ära rebitud ja ta viidi pantvangina Gazasse. Muide, kõik Gaza elanikud juubeldasid, naersid ja pilkasid neid vaeseid süütuid inimesi, kellest paljud olid väga noored ja mõned ka väga vanad. Nüüd tehti otsus. Paljud pered ei tahtnud, et nende lähedasi niimoodi kaamerasse näidatakse, mis on arusaadav. Ja teine põhjus, võib-olla sama oluline, oli see, et selline video
kui see laialdaselt avalikustada, võiks muutuda mingiks snuff-pornoks. Noh, inimesed, kes saavad rahuldust vägivalla vaatamisest, eriti kui see on suunatud juutide vastu, võiks nii öelda. Otsustati, et seda videot näidatakse valitud suursaadikute ja meediaväljaannete esindajate rühmadele. Mitte kõik ajakirjanikud, vaid mõned ajakirjanikud. Ja samamoodi viidi see video ka Ameerika Ühendriikidesse ja Euroopasse ning näidati seda valitud inimestele. Nüüd, miks ma selle teema üles tõin? Sest samal ajal, kui meie olime väga ettevaatlikud perekondade tunnete suhtes ja kõige selle osas, töötas juba propagandamasiin, antisemiitlik propagandamasiin, eitades, et midagi sellist üldse juhtus. Ja mis veel hullem, mindi tagasi selle juurde, et see kõik on Iisraeli süü ja nüüd tapab Iisrael palestiinlasi, näljutab palestiinlasi ja teeb kõike seda. Nii et nagu kuulus ütlus ütleb, jõuab vale juba üle maailma ringi levida või vale levib üle maailma. Maailmas jõuab vale ringi levida enne, kui tõde jõuab püksid jalga panna. Nüüd on küsimus selles, kas me kahetseme, et me ei jõudnud sellele ette ja ei võtnud juhtimist enda kätte, et maailmale neid julmusi näidata. Ja nüüd on meil olukord, kus Nick Kristof New York Timesis süüdistab meid igasugustes valedes. Muide, isegi kui sa ei teadnud ülejäänud valede kohta piisavalt, siis peaksid teadma, et on võimatu õpetada koeri vange sodomiseerima. Eks, see on võimatu. Muide, kõik koeratreenerid ütlevad sama ja nii see ongi. Ja igaüks, kes seda ütleb, samuti ülejäänu, mis ta sinna kirjutas, mis on samuti vastik. Mida ma üritan öelda on see, et viimase 2,5 aasta jooksul on antisemitism plahvatuslikult kasvanud. Ja paljud inimesed ütlevad, et Iisraelil on kohutav mainekujundus, millega ma, ei nõustu. Ma arvan, et mainekujundus ei aita. Sa ei saa natsismi vastu võidelda mainekujundusega. Aga see vägistamiste küsimus ja need graafilised õõvastavad asjad, mida sa sellel videol näed, oli üks Knesseti liige, kes oli 7. oktoobril kangelane. Muide, tol nädalavahetusel oli püha ja ta jooksis oma majast välja ning tappis terroriste. Ta oli uskumatu kangelane. Tema nimi on Almog Cohen. Ja ta tuli pärast selle video vaatamist välja, oksendas ja minestas. Ma saan aru, miks me seda ei taha. Aga ma tahan teada, kas sa arvad, et see oli viga? Ma vastan sellele, aga tahan tegeleda ka mõne muu asjaga, mille sa tõstatasid. Esiteks see, et kui pantvangid toodi Gazasse, olid paljud neist haavatud, paljud veritsesid. Ja me nägime Gaza elanike rõõmupidu tänavatel, eks. Ma arvan, et see lihtsalt näitas, kui suur on viha iisraellaste ja antud juhul Iisraeli tsiviilisikute vastu. Ja ma arvan, et paljudel inimestel olid illusioonid, jah. Oli kuulus pressikonverents, kui president Trump kohtus vabastatud pantvangide rühmaga. Ja ta küsis neilt, kas oli ühtegi Gaza elanikku, kes, teate küll, alati räägitakse lugusid holokausti ajal peidus olnud inimestest ja mitte juudi kristlasest naisest, kes neile salaja süüa toob. Ja ta nagu küsis, kas oli mõni selline näide, näiteks Gazas, ja mitte ükski pantvang ei saanud rääkida kellestki, kes oleks neid hästi kohelnud, paremini kohtlenud või midagi sellist. Nii et see on lihtsalt osa reaalsusest, millega peame arvestama. Olgu. Nüüd selle filmi kohta, millest sa rääkisid, see tehti peamiselt Hamasi enda allikatest, eks? Ja võib-olla hiljem mõned Hamasi juhid ütlesid, et võib-olla tegime vea, et selle avaldasime. Aga nad ei saanud enam ära võtta seda, mis nad sinna panid. Ma nägin seda filmi liiga palju kordi. Ma ei oksendanud, aga see polnud lihtne. Sest alguses saabusid Iisraeli kõik need presidendid, peaministrid ja välisministrid solidaarsusvisiitidele. Ja peaminister Netanyahu otsustas, et ta veendub, et kõik nad vaatavad seda filmi. Võib-olla polnud see kogu 47 minutit, aga sellest piisas. Ja ma pean ütlema, et sa ei saa lasta välismaalasel seda filmi vaadata ilma temaga koos istumata. Nii et ma nägin seda filmi liiga palju kordi. Sest iga kord, tead, kas see oli Tšehhi välisminister, Prantsuse välisminister või Itaalia juht, kõik nemad, Netanyahu oli seal ja vaatas filmi. Ning mina, olles tol ajal tema meeskonnas, vaatasin ka seda filmi. Ja see ei ole lihtne. See ei ole üldse lihtne. Ja kui sa vaatad seda teist või kolmandat korda, siis sa ei muutu tuimaks.
iga kord on see sama raske. kuidas sa neid kõrgeid külalisi nägid? ma mäletan olid kohtumist selle inimesega. Uus, sina. Olid. ma nägin kohtumist Tšehhi delegatsiooniga ja mõned inimesed ruumis Tšehhi poolel hakkasid nutma. Seda on väga raske vaadata. Ja meie, siis tehti otsus, et kui me saame seda inimestele näidata, Iisraelis, siis saame seda näidata ka välismaal. Ja nagu sa ütlesid, siis tehti otsus lubada filmi valikuliselt välismaal näha, et inimesed mõistaksid, millega Iisrael silmitsi seisab. Olgu. Ja millist kuritegu tead, mida me kannatasime ja mida Hamas tegelikult endast kujutab. Olgu. Otsustati, et seda ei panda YouTube'i, et kõik seda näha saaksid. Kuigi ma nägin, kui Netanyahu külastas ÜRO-d, kas see oli eelmisel aastal või aasta enne seda, kui ta tegelikult pani üles, tead küll, mingi koodiga, mille abil inimesed seda näha said. Ma ei tea, kas see oli kogu film või osa filmist, aga nii see oli. Aga mõte oli, õigesti või valesti, mõte oli, nagu sa õigesti ütlesid, mõte oli, kas sa odavdad seda, kui lihtsalt paned selle avalikult välja. Ja teine vastus on see, et sa tegelikult ei veena Iisraeli vihkajaid, sest nad ütlevad lihtsalt, et see on kõik tehisintellekt. Kõik on vale, mida inimesed ütlevad. Ka siis, kui neile esitatakse tõendeid. Nii et kas see muudab üldse midagi, kui sa selle avalikult välja paned? Ja kolmas punkt, mida sa põgusalt mainisid, aga mis väärib veel tähelepanu, on kogu ohvrite perekondade teema. Ja kui sul on tütar, keda vägistati, siis kas sa tahad, et tema pilt oleks kõigile vaatamiseks väljas? Ja kui sul on, ütleme, tema perekond on hävitatud ja sina oled vanaema ning seal on pilt ühest sinu lapselapsest väga verises olukorras. Kas sa tõesti tahad, et see oleks avalikult nähtav? Ja ma mäletan sõja esimest päeva, 7. oktoobrit, kui ma nägin Iisraeli televisioonis midagi selle naise kohta, noore Iisraeli naise kohta, kes põgenes 3-4 sellise terroristi ja vägistaja eest, kes teda jälitasid ja ta võitles vastu. Ja ma mõtlesin, et see ongi tegelikult see, kuidas iisraelased võitlevad nende kohutavate julmuste vastu. Ja see võeti eetrist maha. Ma arvan, et pere pidi paluma selle eemaldamist. Nii et peab mõtlema ka peredele. Aga vastuseks sinu küsimusele, ma arvan, et mõlemal poolel olid argumendid, kas me oleks pidanud selle video lihtsalt avalikustama või mitte. On võimalik tuua nii poolt kui ka vastuargumente. Mina, võib-olla sellepärast, et olen küüniline, ei usu, et kui me oleksime seda teinud, oleks see midagi oluliselt muutnud. Jällegi, inimesed, kes arvavad, et Iisrael on kohutav, usuvad, et Iisrael valetab. Nad arvavad, et juudid kontrollivad sotsiaalmeediat. Ma sooviksin, et see nii oleks, jah, aga tegelikult ei ole. Ja et see kõik on lihtsalt välja mõeldudeks. See on kõik tehisintellektiga tehtud. Ja seega ma ei ole kindel taaskord, et kui oleks otsustatud kogu see materjal reaalajas avalikustada, oleks see olnud midagi sellist, mis oleks muutnud ülemaailmset narratiivi. Ma arvan, et kui vaadata Iisraeli vastu suunatud vihkamist kogu läänes, mis on järsult tõusmas, siis jah, vihkamine juutide vastu, vihkamine Iisraeli vastu. Ma arvan, et see räägib rohkem sellest, mis toimub läänes, kui sellest, mis toimub siin meie riigis. Ja see puudutab rohkem meid kui juute, mitte seda, mida me rahvana teeme. Ma ei saaks rohkem nõustuda, aga eriti šokeeriv minu jaoks oli, kui ma õigesti mäletan, et ma mõtlen, peale selle sa ütlesid, et me olime traumeeritud. See oli nii, seda on raske esile kutsuda. See on natuke nagu sünnitamine. Ma mõtlen, vabandust, et ma seda samasse lausesse panen, aga tead, üks asi, mida naised, kes sünnitavad, alati ütlevad, kaasa arvatud mina ise, on see, et sa arvad, et see on nii valus ja ma ei unusta seda kunagi. Ja siis järgmise lapsega oled juba unustanud ja ütled, oh jumal. Nii et ma ei suuda enam esile kutsuda seda sama sisemist valu, mida tundsin 7. oktoobril ja 8. oktoobriks. See on nüüd rohkem intellektuaalne. Küll aga mäletan ma, et olin täiesti šokeeritud antisemitismist, mis vallandus nende julmuste tagajärjel. Nii et selle asemel, et tunda empaatiat või mingitki kaastunnet Iisraeli juutide vastu, juhtus hoopis vastupidine. Nüüd. Ma ei oleks pidanud selle üle šokeeritud olema,
sest kuidagi andsid need džihadistlikud jõledused loa lääne vasakpoolsele ja ka parempoolsele varjatud antisemitismile. See hakkas välja imbuma ja olukord läheb aina hullemaks, sest lääneriikide ülikoolilinnakutes on haagristid. Me näeme nüüd ka äärmusparempoolseid. See on endiselt rohkem vasakpoolsete seas, võiks öelda, aga ka parempoolsete hulgas. Me teame Tucker Carlsonit ja seda, kuidas veresüüdistusi ja avalikku antisemitismi õigustatakse. Ja ma ei kasuta sõna antisemitism kergekäeliselt. Ma ei arva, et kõik on antisemitism, aga kindlasti on sellised väited nagu me õpetame koeri vange vägistama, sama, mis me kontrollime kõiki panku. Muide, sa ütlesid, et sa sooviksid, et me kontrolliksime sotsiaalmeediat. See oleks tore. Võib-olla mul ei oleks arvelduskrediiti, kui ma kontrolliksin panka, eks? Aga tõeliselt kurb osa on see, et me teame, et meie meedia, Iisraeli vasakpoolne meedia, ei aita kaasa. Tegelikult teeb see hoopis kahju, sest suur osa sellest on nii hõivatud Netanyahu kukutamisega, et see on nii enesekriitiline. Jah, me sooritame julmusi ja siis ütlevad vaenlased. Näete, isegi iisraellased ise ütlevad seda. Igatahes, minu mõte on nüüd see, et ma ei tea, me ei saa viimast 2,5 aastat tagasi pöörata. Aga fakt, et New York Times avaldas selle jama. Me oleme näinud, kuidas New York Times on kogu aeg avaldanud jama ja Iisraeli vastast jama ning see oli juba ammu enne 7. oktoobrit. Aga see on eriline juhtum, sest Nicolas Christophe on Pulitzeri preemia laureaat. Sa ei räägi mingist suvalisest tüübist. Ja mis veelgi enam, New York Timesi toimetus oleks võinud otsustada mitte ainult selle arvamusrubriiki panna, vaid selle üldse kõrvale jätta ja öelda, et me ei saa seda avaldada. See on väljaanne, mis kontrollib fakte ja kõike seda. Unusta ära, eks? Nii et, mida ma nüüd ütlen, on see, et meie taktika. Ma tean inimesi, kes ütlevad sama. Need samad inimesed, kes ütlesid, meid ei huvita, unusta perekonnad, me peame seda videot levitama. Mõned neist samadest inimestest ütlesid, et meie viga meie suhtekorralduses oli see, ja sina olid sellega väga hõivatud, pärast 7. oktoobrit, et meie viga oligi see. Me võitleme džihadistide ja antisemitismi vastu maailma laval. Võitleme, ma mõtlen retooriliselt ja tead ideoloogiliselt. Ja nemad, neil ei ole mingit probleemi valetada. Vasatpoolsed vabaühendused, radikaalsed džihadistid, mis iganes. Toimus terve kampaania ja me oleme nii hõivatud tõe rääkimisega, et me ei jõua järele. Me lihtsalt püüame järgi jõuda. Hea näide on see, kui keegi süüdistas meid või kui Hamas ütles, et me ründasime rakettidega haiglad Gazas või midagi sellist ja sa pidid tõusma ning vaatama ja mida sa siis tegid, aga sa lihtsalt tapsid hulga inimesi haiglas. Sa pidid seda ütlema ja sama tegi ka Iisraeli kaitsevägi, armee, öeldes me ei sihi kunagi tsiviilisikuid. Ja kui see juhtus, uurime seda. Ja kui see juhtus, siis Iisraeli kaitseväe pressiesindaja ütleks, me vabandame. Kui see juhtus, oli see viga. Olgu, ma tean paljusid inimesi, kes ütlevad, et see ei ole viis, kuidas võidelda sinu vastu suunatud valede vastu. Sa oled nii hõivatud tõe rääkimisega, oota, me uurime. Selleks ajaks, kui sa uurimise lõpetad, ei ole sellel enam tähtsust. See on juba kõikjale levinud. Ja väited genotsiidi näljahäda kohta Gazas. Pole vahet mitu korda sa faktidega tõestad, et see ei ole tõsi. Nii et mul ei ole sellele üldse vastust. Aga kas sa oleksid läinud CNN-i ette ja lihtsalt valetanud ning öelnud, ei, see ei ole tõsi, me ei teinud seda? Vastus on, et ma ei valetaks, vaid räägiksin tõtt. Vähemalt peab tõtt rääkima. Aga sa ütled tõtt. Ütled, et see on uurimisel, aga ma võin öelda, et Iisrael ei sihi haiglaid, eks? Ja see on tõsi. Või ütled, et Iisrael ei sihi süütuid tsiviilisikuid? See on huvitav, sest näiteks oli see juhtum sõja alguses Iraani vastu, kus ameeriklased ilmselt kogemata tabasid laste kooli. Mäletad, ja ka New York Times tegi sellest suure numbri. Ja ameeriklased võtsid väga karmi seisukoha, eks. Kuidas sa saad seda korrata? Seda pole kinnitatud. Ja ma pole kindel, kas see aitas ameeriklasi, eks. Nii et ükskõik, mida sa teed, ilmselt sa ei võida. Nii need asjad lihtsalt on.
ma arvan, et on oluline tõtt rääkida. Ja tõde on, eks. Tead, kui sa tulistad 1000 raketti Gazasse, et tappa Palestiina terroriste, eks? Ja üks läheb mööda. Sellele keskendubki meedia, eks? See ongi tõde. See ongi sõja olemus. Ma mõtlen siiski, kui lubate, te rääkisite antisemitismi tõusust alates 2023. aasta 7. oktoobrist. Ja siin on oluline üks asi ära märkida. Kui kuulata poliitiliselt korrektseid arvamusi välismaal, Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Euroopas, siis öeldakse, et muidugi pole see antisemitism õigustatud, nad ütlevad. Aga nad ütlevad, et see on vastus Iisraeli tegudele, eks ole. See on õigustamatu vastus, aga see kõik toimub sellepärast, mida Iisrael teeb Gazas, Liibanonis ja nii edasi. Ja nad saavad sellest täiesti valesti aru. Nad saavad sellest täiesti valesti aru. Pärast seda, kui Hitler tuli Saksamaal võimule, antisemitism kasvas kogu maailmas. See on tõsi. Kogu Euroopas, kogu Ameerikas. Pärast aastat 1933, pärast seda, kui natsid said Saksamaal võimule, andis see tõuke ja energiat antisemiitidele üle kogu maailma. Ja sa näed selle tõusu Prantsusmaalt, Poolasse, Suurbritanniasse ja Ameerika Ühendriikidesse, eks. Antisemitism kasvab, sest antisemiidid toituvad üksteisest. Ja kui ühel neist läheb hästi, lähevad kõik lävile. Ja ma arvan, et see on õige seletus sellele antisemitismi tõusule maailmas. Mitte ainult džihadistlikule antisemitismile, vaid ka paremäärmuslikule ja vasakäärmuslikule antisemitismile. Kui antisemitismi nähakse õnnestumas, siis tekivad jäljendajad. Ja üks põhjusi, miks natsism diskrediteeriti, oli see, et see kaotas. See alistati sõjaliselt. Kui Hitler oli 1930-ndatel võimul ja Saksamaal oli lihtsalt antisemitism ning neid polnud veel alistatud, inspireeris see taas antisemiite üle kogu maailma. Ja viimane punkt, mida ma arvan, et on oluline öelda, ning ma arvan, et oleme seda ka oma taskuhäälingus varem maininud, kuid see väärib kordamist. On olemas väga mugav müüt. Ja see müüt on, et antisemiidid on kõik harimatud, hariduseta, matslikud, pesemata inimesed, eks. Nad on kõik kampkirjaoskamatuid skinheadi tätoveeringutega. Ma ei tea, võib-olla on mõni väga tark skinhead tätoveeringutega, jah. Aga see ongi stereotüüp. Ja ainult siis, kui neil oleks parem haridus, ja ainult siis, kui nad mõistaksid juute paremini, siis nad ei oleks antisemiidid. Ja tõde on see, et see on täielik jama. See on müüt. See on mugav müüt. Sest kui sa seda usud, siis natuke haridust ja natuke tead lahkust ning antisemitismi polekski, eks. Tõde on see, ja New York Times ning see artikkel on selle näiteks, et mõned kõige haritumad ja kultuursemad inimesed võivad samuti olla antisemiidid. Wagner, meeldib ta sulle või mitte, aga keegi ei eita, et Wagneri panus muusikasse on tohutu. Mees, kellel on oluline panus lääne kultuuri, antisemiit. Voltaire, Prantsuse valgustusajastu isa, äärmiselt oluline lääne intellektuaalsele arengule, antisemiitlik. Dostojevski, vene kirjandus, antisemiitlik. Isegi Shakespeare'i puhul käib arutelu Veneetsia kaupmees, kas ta peegeldab oma aja stereotüüpe või väljendab ta oma enda vihkamist ja eelarvamusi. Tõenäoliselt on tõde kusagil vahepeal, eks. Aga tõde on see, et kogu see mõte, et targad ja haritud inimesed ei saa olla antisemiitlikud. Nii et New York Timesi puhul võid sa omada Pulitzeri preemiat ja olla antisemiitlik. Sa võid omada doktorikraadi Columbia ülikoolist ja olla antisemiitlik. Sa võid kirjutada parimaid näidendeid ja parimaid telesaateid ja tead mis? Sa võid olla antisemiitlik. Mitte ainult ei või olla. Tänapäeval on akadeemikud juba kahtlased, pean ütlema. Kindlasti on nad Iisraeli vastased ja siis väidavad, et see pole antisemitism ja nii edasi. Aga enne, kui me, nagu me oleme teinud, lõpetame oma taskuhäälingu väikese ülevaatega Iisraeli poliitikast, tahan ma veel ühe punkti tuua välja seoses seksuaalse vägivallaga. Põhjus, miks ma ei tahtnud tsiteerida Christoph Jälki artiklit, on ilmselgetel põhjustel, kuid ta kirjeldas seda äärmiselt jõhkralt. Ja seal olid detailid selle kohta, kuidas vangivalvurid ja ka asunikud, anonüümsed asunikud, käivad ringi, vägistavad ja sooritavad sodoomiat. Ja see on uskumatu, eks ole, inimeste suguelundite sidumine kinni.
kuigi see tegelikult juhtus 7. oktoobril ja muide, mitte ainult siis. Ja Kristof ütleb, et jah, see juhtus 7. oktoobril, aga Iisraelis juhtub seda iga päev, eks ole. see on nii suur vale, et sa tead, sa ei peakski seda isegi uurima. Kas ma võin sinult küsida? me ei öelnud seda siin, aga muidugi, kui sa lähed Hamasi allikate ja Hamasi toetavate allikate juurde, siis kuuled sa kõiki neid asju. Noh, ja see ongi probleem. See ongi probleem. Ja neile makstakse selle eest ja nii edasi. Aga ma tahan lihtsalt kellelegi üht uuringut meelde tuletada. See oli doktoritöö, mis tehti, ma usun, et umbes 40 aastat tagasi, peaaegu 50 aastat tagasi, ühe naise poolt. Ma arvan, et see oli Hebrea ülikoolis. Ja me saame seda kontrollida. Kes kirjutas doktoritöö? Väites, et Iisraeli sõdurid ei vägista Palestiina naisi, sest nad on rassistid. Et Iisraeli sõdurid on nii rassistlikud, et nad ei viitsi isegi proovida. Nad ei alanda end isegi nii palju, et vägistada Palestiina naisi. Ja see vägistamise teema tõstatamine, kui viis rünnata Iisraeli sõdureid. Isegi kui me ei vägista. Isegi kui me neid ei vägista, muutub see ikkagi nii. Ja tead, lõppkokkuvõttes pole asi ainult selles, et seksuaalseid julmusi toime pandi ja nende üle uhkust tunti. See oli sõjarelv. Seksuaalne vägivald muutus kogu selles konfliktis sõjarelvaks. See on olnud nii ka varem. Alati on olnud, me oleme kuulnud lugusid, igas sõjas on olnud üksikuid sõdureid, kes võivad vägistada või röövida. Ma mõtlen, et see juhtub sõja ajal. Ja ainus küsimus on, kas sinu sõjavägi, antud sõjavägi, annab need inimesed sõjakohtu alla, saadab nad vanglasse, kuidas neid koheldakse. Samas kui Hamasi võiklejaid koheldakse kui kangelasi, kui nad vägistavad, sealhulgas anaalselt, ja lõikavad suguelundeid ära. Nad reklaamisid seda, nad ei varjanudki seda, nad on õnnelikud. Oluline on rõhutada, et see on Iraani toetatud liikumine, džihaadi liikumine ja Hezbollah. Väidetavalt on isegi hullem kui Hamas. Ja kui see oleks tunginud Iisraeli põhjaosas üle piiri, samamoodi nagu Hamas lõunas, oleksime näinud samasuguseid või isegi hullemaid seksuaalseid rünnakuid, võiks öelda. Kas ma võin enne edasiliikumist midagi öelda? Jaa. Veel üks asi. Briti ajakirjanduses ilmus umbes 2-3 nädalat tagasi lugu, kus uuriti Gaza olukorda. Ja seal oli kogu see kajastus, et Hamas jagas abi ning kasutas abi jagamist selleks, et saada seksuaalseid teenuseid ja šantažeerida naisi. Kui tahad oma perele abi saada, pead oma tütre siia tooma. Või ma magan selle noore abielunaisega, kui ta tahab oma lastele süüa. Ja loomulikult on see relv, mida Hamas kasutab oma enda elanikkonna terroriseerimiseks. Ja arva ära, kes ei avaldanud midagi Hamasi poolt Gaza naiste väärkohtlemise kohta. New York Times. Nii et jah, nüüd kuulake, selle kurva teema jätkuks. Teate küll, sellest on ebameeldiv rääkida, aga see ei kao kuhugi. Selle kurva teema järel räägime millestki muust. Ma ei ütleks tingimata, et Iisraeli poliitikast rääkimine oleks rõõmus teema. Aga olgu, läheme siis sinna. Ja me lubasime ka oma vaatajatele ja kuulajatele, et me alati kulutame saate viimased 3-4 minutit ülevaate andmisele, sest me hakkame selle ajani jõudma. Just seda ma ütlengi, täpselt nii. Nii et selle nädala suur uudis Iisraeli poliitikas on see, et ultraortodoksed parteid või üks neist eriti on öelnud, et me toome valimised varasemaks, me lahkume koalitsioonist. Ja Netanyahu ei pidanud oma lubadust ajateenistuse seaduseelnõu kohta, mis oleks vabastanud paljud ješivõõpilased, kes õpivad terve päeva ja ei lähe sõjaväkke. Ja valimised tulevad varem, kui nad oleksid võinud tulla. Me oleksime võinud valimised pidada oktoobris, aga nüüd paistab, et valimised tulevad septembris. Nii et kõigepealt seda öeldes pean lihtsalt haigutama, sest mis vahet seal on? Kas valimised on septembris või oktoobris, suurt vahet pole. Meie Ameerika vaatajatele ja kuulajatele on see ilmselt tuttav. Te olete harjunud valimistega. Teate, et on kindel kuupäev, novembri 1. teisipäev, iga 2 aasta taganteks. Iisraelis, nagu ka teistes parlamentaarsetes demokraatiates. 4 aastat. 2 aastat vahevalimisteni. Vahevalimised, jah. Aga parlamentaarsetes demokraatiates, nagu Austraalia, Suurbritannia, Kanada või Iisrael,
Toimuvad valimised siis, kui parlament otsustab, et need tulevad ja on olemas tähtaeg. Loomulikult peavad nad valimised teatud aja jooksul ära pidama. Ja ajalooliselt lõpetavad peaaegu kõik Iisraeli valitsused enne tähtaega, sest kõik Iisraeli valitsused on koalitsioonivalitsused. Ja mida lähemale jõutakse valimiste kuupäevale, seda rohkem tahavad erinevad koalitsiooniparteid üksteisest eristuda. Seetõttu kukuvad valitsused tavaliselt varem. See valitsus saab tegelikult olema üks pikimaid Iisraeli ajaloos, hoolimata kõigest, mis juhtus. Ja koos kohtureformi, 7. oktoobri ja kõigi kriisidega. Jah, see on olnud kaua toiminud koalitsioon. Ma keeldun selle üle elevile minemast. Mitte ainult sellepärast, et see võib-olla lihtsalt toob valimised kuu võrra ettepoole, vaid ma arvan, et see teenib mõlemat poolt mitmel moel. Sest Netanyahu toetajaskond on tavalised iisraelased, kes teenivad armees ja nad ei ole eriti rahul järeleandmistega ultraortodoksidele, et nende noormehed ei peaks teada armeesse minema. Ja ma arvan, et ultraortodokside jaoks on hea öelda, et me oleme Netanyahu peale vihased, sest ta ei andnud meile seda, mida me tahtsime. Ja me võitleme Yeshiva poiste eest, jah, see on neile kasulik. Seega valimiste ettepoole toomine võiks tegelikult olla kasulik mõlemale poolele. Lubage mul lihtsalt veidi täpsustada seda, mida te ütlesite, mitte sellepärast, et see oleks vale, vaid kuna mina näen seda teisiti. Eelnõu nimetavad opositsioonis olevad vastased ajateenistusest kõrvalehoidmise eelnõuks. See sõltub nüüd sellest, kuidas sellele vaadata, sest see eelnõu tegelikult suurendab järgmise 5 aasta jooksul ultraortodoksete noormeeste ajateenistusse võtmist. Nende, kes ei õpi Yeshivas või peavad minema armeesse. Nii et see eelnõu oli tegelikult kompromiss, et suurendada ajateenistust ja lubada neil, kes õpivad, jätkata õpinguid. Seega ei ole see tegelikult kõrvalehoidmine ajateenistusest. Ma pean ütlema, et asi ei ole selles, et ta ei andnud neile seda, mida nad tahtsid. Nüüd saavad nad kõik ajateenistusest kõrvale hoida. See pidi olema kompromiss, et püüda, ütleme siis, rohujuure tasandil muuta Iisraeli ühiskonda nii, et Haredi noormehed ei peaks seda piinlikuks. Nende linnaosades ei ole häbiasi minna armeesse ja nii edelin. Ja kui see ei lähe läbi, siis nagu ma ütlesin, on palju inimesi, kes tahavad, et see seadus vastu võetaks, kes ei poolda ajateenistusest kõrvale hoidmist. Nad arvavad, et see aitab suurendada ajateenistusse minejate arvu. Võib öelda... Ma olen üks neist inimestest. Ma arvan, et kui Iisraeli valitsus tuleks jõuga ja ütleks, et kõik ultraortodoksid peavad homme sõjaväkke minema, siis läheks neid sõjaväkke vähem, sest tekiks sisemine konflikt. Ja me oleme näinud selles osas kasvu. Just nii. Seega ma usun, et seda tuleb teha alt üles, aeglaselt ja järk-järgult. Aga olgu, see võitlus on olemas. Ja ma tahan teha veel ühe märkuse inimestele, kes ei ole parlamendisüsteemiga nii hästi kursis. Irooniline on see, et kui valimised toimuvad ja algavad koalitsiooni läbirääkimised ja kui tekib mingisugune ummikseis, kus kumbki pool ei suuda koalitsiooni moodustada. Peaminister Netanyahu jääb ajutiselt peaministriks, kuni valitsus on moodustatud ja miks ma ütlen, et see on irooniline, sest katse teda pidevalt võimult kõrvaldada lõpeb sellega, et kas ta võidab, tema, see tähendab mitte ainult tema, vaid tema partei saab kõige rohkem kohti ja ta suudab koalitsiooni moodustada, siis on tema peaminister. Või kui opositsioon saavutab selge võidu ja suudab koalitsiooni moodustada. Nendes olukordades on asi lihtne ja selge. Aga juhul, kui asi ei ole nii lihtne ja selge ning läbirääkimised veel käivad. Nii et meil on siin olukord, kus peaminister Netanyahu jääb peaministriks seni, uni koalitsioon on moodustatud. Kui see on tema koalitsioon, jääb ta veel mõneks aastaks peaministriks. Ja kui see ei ole tema koalitsioon, ma mõtlen, kui kumbki pool ei suuda seda moodustada, siis jääb ta samuti veel pikaks ajaks peaministriks, sest me nägime, kui kaua see paar aastat tagasi aega võttis. Toimus mitu valimisvooru. Nii et kõik need inimesed, kes arvavad, et nüüd on aeg Netanyahust lahti saada, mitte nii kiiresti. Lõpetuseks ütlen veel ühe asja. Üks ultraortodokside juhtidest andis välja avalduse, öeldes, et ta on Netanyahu peale vihane ja meie liit Likudiga on läbi. Likud tähendab Netanyahut, jah. Loomulikult. Ja ma lihtsalt ma naeratsin natuke, sest oletame, et toimuvad valimised ja kumbki pool ei saa enamusteks.
kas ultraortodoksidel on võimalus minna teise poolega, vasaktsentriga, kes on olnud kõige raevukamad, öeldes, et kõik peavad homme sõjaväkke minema ja nad on igasuguse kompromissi vastu. Ja nagu ma hetk tagasi ütlesin, siis minu arvates on kompromiss ainus viis tegelike tulemuste saavutamiseks. Muidu tõmbuvad nad lihtsalt endasse ja ultraortodoksidelt ei saa armeesse kedagi. Ja mina tahan, et neid oleks rohkem armees. Aga siis ma mõtlesin ja lõpetame selle mõttega, sest ma tahan esitada ühe küsimuse. Kõik need inimesed, kes tahavad Netanyahust lahti saada, eks ole, kas nad oleksid valmis andma ultraortodoksidele täpselt seda, mida nad tahavad, et saada Knessetis enamus ja Netanyahust lahti saada? Ja see tähendab, et nad peavad kõik oma viimase 2 aasta sõnad tagasi võtma. Jah, nad peavad kõik tagasi võtma. Ja ma arvan, kuna ma olen küüniline, et nad tegelikult võivadki seda teha. Noh, see juhtuski. See on ka varem juhtunud, kus Rahuleer ütles, olgu, Palestiina riik on tähtsam kui kõik see muu, me anname järele. Tegelikult Lapidi isa, Tommy Lapid, kadunud Tommy Lapid, oligi just selline tsentrist, nagu sa nimetad tsentristi, ja ta tegigi täpselt nii. Ta ütles äkitselt, unustame ära. Kogu tema platvorm põhineski sellel. Ja ta loobus sellest hetkega. Aga ma ütlen ühte asja. Ma ei tea, kas see juhtub. Ja ma ei tea, mis juhtub. Aga ma tean ühte asja. Kui tekib ummikseis, siis vasakpoolsed teevad nii palju kui võimalik Araabia parteidega koostööd. Ja kui nii on, ja kui nad ütlevad, et kõik peavad ajateenistusse minema, siis on huvitav, et nad ei ütle seda Iisraeli Araabia kodanike kohta. Nii et selles riigis on palju silmakirjalikkust. Me teame seda. Ja ma arvan, et peamine silmakirjalikkus tuleb vasakpoolsetelt. Sa ei pruugi sellega nõustuda, see on minu arvamus. Ja eriti nende küsimuste puhul usun ma samuti. Ja mitte küsitluste põhjal, sest ma tavaliselt ei usu küsitlustesse ja praegu on veel liiga vara. Ma usun, et paremtiival saab olema enamus. Eks me näe. Muidugi, ma võin täiesti eksida ja ma tunnistan, et eksisin, kui valimised toimuvad. Ma vastan lihtsalt 2 lausega ja ütlen. Ruuti. Sa ütled, et vasakpoolsed poliitikud on silmakirjalikud. Ja ma ütlen, et kõik poliitikud painutavad mõnikord tõde ja on oma seisukohtades väga paindlikud, et oma eesmärke saavutada. Olgu, sain aru. Absoluutselt. Aga me jätkame seda vestlust järgmisel nädalal. Täpselt. Ja kes teab, võib-olla peame järgmisel nädalal jälle rääkima Iraanist ja president Trumpist. Ootan seda huviga. Mina samuti.